Kas see on ühe ajastu lõpp? Pigem on see hoopis täiskäik edasi, kinnitavad mõlemad osapooled. Eestimaine ja turu suurima osalusega Coop võtab üle Eestis tegutsevad Prisma peremarketite keti kauplused. Kokku on neid 13. Müügi ettepanekuga lähenes Coopile soomlaste Prisma keti omanik ettevõtte SOK. Kas olukord Eesti turul läks nii keeruliseks? 2024. aasta andmete põhjal oli Prisma miinuses Eestis 3,5 miljonit eurot. Tegelikult küsimuses on pigem pikaajaline strateegiline otsus, et ikkagi nii müüa äritegevus Eestis QP-stille. Et ikkagi nii räägime rohkem sellest nii-öelda pikemaajalisest plaanist ja otsusest. Mis see tähendab, kas tõmmata siis täielikult Eestist ikkagi stepsi välja? No tegelikult mitte, et meil on täna ka oleme siin Viru hotellis, et ikkagi on ka SOK äritegevust ja jääme tugevalt siia hotellijärisse ka tuleviku vaatenurgast, aga jaekaubanduse vaatenurgast nii jääme ehitamaan tugevat strateegilist koostööd Coop Eestiga. Coopil on tehing kindlasti selles osas meelt mööda, et kasvatatakse Eestis oma võimsust veelgi. Jaekaubanduse liidrina tõuseb see nüüd 23%-lt 28%-le. Tõsi on see, et sellele tehingule peab eelnevalt oma heakskiidu andma Konkurentsiamet. Peale seda, kui Konkurentsiamet on tehingu heaks kiitnud, seniajani töötavad mõlemad jaeketid edasi täpselt nagu täna konkurentidena Eesti turul. Peale Konkurentsiametilt heakskiidu saamist, siis tõepoolest 6 kuu jooksul viime kõik Prisma peremarketi Eesti kauplused Coopi värvidesse ja nendest saab osa Coopi jaeketist. Mis see tähendab sisulise poole pealt? Kui palju te peate kõiki oma tegevusi ümber mängima, muutma? Eks ta tähendab päris palju selles vaates just, et lisaks siis Prisma peremarketi ostule Coop sõlmis ka selle tehingu käigus SOK-ga koostöölepingu, mille käigus siis jäävad Prisma kauplustesse alles kõik need Prisma klientide poolt armastatud Skandinaavia tooted, gluteenivabad tooted, kõik sellised, et jääme neid edasi müüma ja saame neid tooteid laiendada siis ka Coopi kauplustesse üle Eesti. Vähemalt esialgsete plaanide kohaselt pole Coopil plaanis ka muuta suurte Prisma kaupluste kontseptsiooni, kus olulisel kohal ka tööstuskaupade müük. Coopi vaatest annab see neile väga suure võimaluse just pealinnaturul tegutsema hakata. Tallinnas, kus on Prismal kõige rohkem kauplusi, siis on ka turuosa kasv Coopil kõige suurem, aga kuna meil on siiani kõige madalam turuosa kuskil 5%, siis peale tehingu jõustumist siis ta tõuseb üle 15%, et igal juhul väga suur hea meil on Tallinna turuosa kasvu üle ja teistes piirkondades on see väiksem. Samuti on plaanis Coopil üle võtta kogu Prisma müügipersonal. Kokku tõmbamisi võib ette tulla vaid kontoripersonali osas ja nendes positsioonides, mis võivad hakata kattuma. Prisma ketis Eestis on tööl 700 inimest.